Tere kuulamast Amazoni teemalist webinari. Me räägime täna läbi A ja O sellest, kuidas rahvusvahelist ettevõtet luua Eestist. Sa ei pea kuhugi minema, sa ei pea elama Silicon Valley's, võid Hiiumaal kadakate vahel toimetada. Peaasi, et sul on internet, peaasi, et sa oled otsustanud, et jah, 2022 aasta on sinu jaoks see, kus sa soovid luua iseenda ellu natuke rohkem vabadust, asukohavabadust, ettevõtlusvabadust, toimetamise vabadust. See muidugi tähendab, et sa pead olema iseenda boss ja kellele see sobib, siis Amazon võib olla perfektne match. Amazoni ettevõtlus on globaalne ettevõtlus. Üldiselt Eestist me Eestis elades me väga ei näegi, mis Amazonis toimub, aga Amazonil on poed Ameerikas, Amazoni pood on Ameerikas kõige levinum e-kaubanduse pood. Kui inimene mõtleb, et ta tahaks e-kaubandusest internetist midagi osta, siis ta isegi ei lähe mitte Google'isse, vaid ta läheb otse Amazoni. Üle 50% otsinguid saab Amazon endale kätte. Euroopas võtab kiiresti samasugune tendents hoogu. Kanada, Austraalia, Aasia, Dubai, Rootsi on meile kõige lähem Amazon, kus kaupa saab osta, aga seal võib-olla valik ei ole väga suur, et kui sa oled Eestis ja oled täna nagu kliendi pool, siis Saksa Amazon võib olla hea. Aga mina räägin sulle täna sellest, kuidas kliendi staatusest hüpata ettevõtja staatusesse, ehk siis hakata ise Amazoni digitaalsele riiulile neid tooteid tekitama. Kui sa oled mõnegi kauba täna Amazonist juba ostnud, siis mingisugustel kriteeriumitel sa oled oma ostuotsused teinud. Kõik need asjad tulevad sulle väga kasuks, kui sa oma tooteid sinna digitaalsele riiulile panema hakkad. Nii et hakkame peale. Tõin sulle kokku 7 sammu eduka Amazoni ettevõtteni. Nii. Et asja mitte liiga keeruliseks ajada ja hoida fookus sellele, et mis on kõige olulisem, et mitte failida globaalse tootearenduse. Me tegeleme tootearendusega, globaalse tootearenduse ettevõtte loomisega. Ja miks ma seda sulle räägin, on tegelikult see, et väga paljud meist unistavad asukohavabadusest. Nad soovivad, et me siin 9 kuud kehva suusailma saaksime kas või ajutiselt vahetada päikesepaiste ja miks mitte vihmametsade vastu. See kõik on võimalik, aga ma tahan sind hoiatada, et sellised reklaampildid, kus öeldakse, et jah, ole iseenda boss, sa saad kõik, mis tahad, eks ju, see kõik on võimalik, aga me peame mõistma, et me oleme ettevõtjad. Minu soov täna on näidata ära, et kui sa tahad olla Amazoni platvormi ettevõtja, mis on need 7 sammu, mis sulle edu tagavad ja kui sa oled nõus õppima, harima ennast ja võtma kogu oma senise elu õppimiskogemuse, töökogemuse, panema nad kokku, siis ma ei näe põhjust, miks sa ei võiks õnnestuda. Lihtsalt see kindlasti ei ole kiiresti rikastumise skeem, nagu mitte ükski ettevõtlus tegelikult ei ole kiiresti rikastumise skeem, et sa peaksid arvestama paar aastat toimetamise jaoks ja seda võib täiesti vabalt teha põhitöö kõrvalt, nii et miks mitte sel aastal kohe pihta hakata. Et sa saaksid maksimumi ja kuna ma võin puudutada selliseid võib-olla sügavamaid teemasid, sõltub, mis on sinu taust, et sa saaksid esitada mulle küsimusi, mis on sinu jaoks tõeliselt olulised, siis ma palun, et kui sul on võimalus oma lapsed korraks panna mängima oma tuppa, öelda pereliikmetele, et hei, kas ma võin 60 minutit olla omas mullis natukene siin webinariga. Ma 60 minutiga suudan sulle need 7 punkti ette anda küll, aga kui meil küsimused-vastused tulevad, et kui sa pead lippama pärast 60 minutit, siis tea, et küsimused-vastused jäävad pärast seda tunniajast webinari. Ja kuna meid täna on väga palju, siis küsimusi võib tulla, ma kujutan ette 15-20 minuti jagu ja julgelt kuula mind, küsi mind, kui midagi jääb segaseks. Hea meelega aitan valgustada seda valdkonda sulle. Mobiil pane kinni, Netflix pane kinni, palun, Facebook pane kinni, kui sa mind vaatad. See on minule suur tänu, kui sa saad keskenduda ja panna mulle sisuka küsimuse, sest sa oled olnud siin kohal siin webinaril.
Ja miks ma täna sinu ees siin olen? Ma olen tegelikult tavaline Eesti neiu, olen pärit pisikesest külast, aga juba väiksena ma teadsin, et ma soovin natukene kuidagi piire laiendada ja Eesti piirid, eriti veel pisikese külapiirid tundusid liiga kitsad. Nii ma mõnda aega töötasin tavalistel palgatöökohtadel, võtsin erinevaid väljakutseid tööl vastu, teades, et kuidagi nagu kripeldas, et jah, ma tahaks olla kunagi ettevõtja. Ja selle teadmisega erinevates töökohtades ma tegelikult janunesin isegi keeruliste ülesannete vastu. Ma tahtsin võtta keerulisi turundusülesandeid vastu, ma tahtsin müügitööd teha, ma olen vabatahtlikult isegi telefonimüüki teinud, et ma saaks aru, mida see töö endast kujutab. Ja ma soovitan sulle sama, kui sul on ettevõtte loomise plaan, siis praeguses töökohas ole kõige entusiastlikum probleemide lahendaja, probleemide enda õlgadele võtja, sest sa õpid sealt nii palju, et kunagi, kui sa tahad ise seisvuda, siis see on justkui nagu tasuta väljaõpe ja sa ei pea olles ettevõtja läbima 1000 euroseid koolitusi hiljem, et ala, kuidas manageerida seda, teist või kolmandat situatsiooni. Nii et teeme ära ja sinu praegune ettevõte saab sealt ka väga-väga palju boonuseid. Olen globaalses e-kaubanduses täna olnud juba umbes 5 aastat. Varasem kogemus on mul umbes 5 enda alustatud ettevõttega, aga nad ei ole mitte kuhugi jõudnud. Sa võiks öelda, et kõik on failinud, aga ma ütleks, et ei ole. See, kes ei proovi, see ei jõua kuhugi. Mul on olnud digiturundusettevõtte, sisearhitektuuri ettevõtte, hunt Kriimsilm, eks ju. Olen teinud turistidele meeneid, tõesti nagu lastevoodeid olen teinud, müügiautomaatidega oleme tegutsenud, nii et soovitan sul ka ära nagu karda, et erinevate asjadega tegelemine võiks olla millegipärast halb, ei ole, sa saad ju kogemusi sealt, sa õpid erinevaid asju. Mine julgelt selles suunas, kuhu su süda kutsub. Ma elasin mõnda aega Aasias ja kohtusin digitaalnomaadidega ehk siis inimestega, kes töötasid erinevatest maailma kohtadest läbi arvuti. Ja kohtasin ka ühe Amazoni müüjaga ja sealt tekkis mul huvi Amazoni valdkonnaga pihta hakata. Alustasin 2017, õppisin päris intensiivselt, päris pikalt, 3-4 kuud ja tänaseks olen üksi ja koos tiimiga, meil on täna juba üle 10 inimese tegelikult tiimis, oleme lansseerinud üle 50 toote, olen teinud 20-30 000 euro eest kindlasti vigu ja nendest vigadest sina võid ennast täiega päästa, sest nagu miks sina peaksid kolistama neid ämbreid, mida mina olen juba selgeks teinud, kus need ämbrid on ju. Täiega palun väldi neid vigu, et tegelikult see ei ole normaalne nii suuri vigu teha, aga mul on hea meel neid sinuga jagada. Meil on täna 3 Amazoni ettevõtet. Ühe käive, kõige suurem ettevõte oli $4 miljonit aasta käibega. Me selle müüsime 2 kuud tagasi just maha ja 2 uut ettevõtet uute portfellidega on lansseerimas sisuliselt just praegu, kui me räägime. Nii et ühe müüsime maha, 2 tegime asemele, vaatame, võib-olla teeme 3. ka. Valdkond on väga põnev, tooteid arendada on põnev. Nii et tahame ainult minna edasi sealt. Olen 100% praktik. Ma tegelikult ei ole 100% koolitaja. Ma koolitan ainult sellepärast, et tekitada Eestisse mõtlevaid kolleege juurde. Meid ei ole väga palju. Ja mul oleks hea meel, kui teravaid pliiatseid tuleks karpi juurde, et ei oleks nii üksik tunne. Tegelikult need inimesed, kes Amazonis müüvad, on üli ägedad. Meil on nii toredad kolleegid. Meid on umbes 20 sellist fanaatikut Eestis, kellel kõigil on juba kas 6-kohalise aasta käibe või siis 7-kohalise aasta käibega ettevõtted ja tere tulemast sinna seltskonda. Nii et koolitamine ei ole minu põhitöö, seda ma teen ainult sellepärast, et kunagi, kui ma ise Amazoni teekonnaga alustasin, siis et hoida nii-öelda hing sees, siis ma hakkasin teisi alustajaid konsulteerima, õpetama ja lõpuks kasvaski sellest koolitus välja ja kuidagi kahju on mitte koolitada, kui huvilisi on. Ettevõtlik meel on Eestis meil ju väga geenides, nii et ma teen nii kaua, kui ma jaksan. Ja nendele õpilastele, kes on juba nii-öelda minu tiival, nende jaoks ma olen eluaegselt olemas, et nende jaoks ma ei kao mitte kuhugi ära. Amazoni pirukas on väga suur, Amazon kasvab meeletult kiiresti, nii et mul ei ole sellega mingit probleemi, et ma tekitaksin endale konkurente juurde, seda ei juhtu. Kui sina tahad teha koeratooteid, mina teen köögitooteid, teine inimene teeb aiahooldustooteid, siis igas kategoorias on sadu ja tuhandeid erinevaid tooteid, et kuna Amazonis klientide nõudlus kasvab nii kiiresti, kliente voolab
elab sinna globaalselt nii palju sisse, siis minu arvates on just äge, et me Eesti kogukonnana pakuksime rohkem tooteid sinna müügiks. Mitte, et me lepime hiinlaste ja ma ei tea, ameeriklaste välja arendatud toodetega, on ju. Et võtame siis eestlastega seda pirukat koos. Sa ilmselt oled täna siin kuulamas sellepärast, et sa tahad Amazoni kohta natukene rohkem teada saada. Ma eeldan, et sa võib-olla oled Amazoni ettevõtlusest kuulnud, aga mõtled nagu, et okei, ma võib-olla tahaksin alustada ka, aga ma ei tea, millest täpsemalt alustada. Samuti väga paljud inimesed on pöördunud minu poole selle murega, et okei, ma võiks alustada, aga ma ei suuda leida head tooteideed, mis ma selle asjaga peale hakkan. Või unistad sa üldse ettevõtlusest ja vabadusest, asukohavabadusest just, et sa ei peaks käima füüsilises asukohas 8–5, 9–5 tööl. Amazoni ettevõtet saab teha globaalselt ükskõik kus kohast. See mulle meeldib, ka meie tiimil on hästi palju asukohavabadust. Meie enda tiimiliige praegu istub Aasias, siin samas webinari kuulab ja aitab modereerida. Hello, Kristi. Ja ma tahan järgmise 60 minuti jooksul aidata sul selles teemas natuke rohkem selgust luua. Ole minuga lõpuni. Need, kes jaksavad mind lõpuni kuulata, ja ma väga loodan, et sa jaksad, sest ma võin olla intensiivne ja see on fun, aga sa jaksad, siis ma tegelikult olen sinu tee lihtsustamiseks otsinud välja 10 tooteideed. Just nimelt sellepärast, et alustades neid tooteid leida võib olla natukene keeruline. Kuidas siia jõuda? Ettevõtte, see ettevõte, mis meie müüsime $4 miljonit aastakäibega ettevõte, see võttis meil aega 4 aastat. Amazoni platvormi ettevõte ei ole kiiresti rikastumise mudel. Ma arvan, et on realistlik öelda, et sul kulub vähegi mõistliku ettevõtte loomiseks 2–4 aastat, meil kulus 4 ja miks just 2–4, selleks hetkeks sinu ettevõte võib olla ka juba müügikõlbulik. Jah, ettevõtteid Amazonis me tegelikult müüme suurtele ettevõtetele edasi, sellepärast, et sealt on võimalik teenida väga-väga palju raha, et kas siis maksad ära oma kodulaenud või lähed edasi keerulisematesse, raskematesse kategooriatesse, kus on konkurents väiksem. Nii et jälle väikene nugget või siis, kuidas ma eesti keeles ütlen, väikene kirss on ju, et Amazoni ettevõtlust me ei tee igapäevase kasumi nimel ilmtingimata, vaid me arendame neid tooteid selleks välja, et müüa neid suurtele ettevõtetele hiljem edasi. Et tegelik kasum võib olla sinu jaoks hoopis seal 2–4 aasta pärast. Muidugi sõltub, mida sa ettevõtlusest tahad. Kui sa tahad luua pereettevõtet, siis sa ei taha, siis on sul nagu natukene lihtsam seis, sa ei pea kiiresti kasvama, sa ei pea kogu kasumit tagasi investeerima uude ja üha suurenevasse laoseisu. Aga kui sa tahad kasvatada suurt ettevõtet ja teha kunagi $1 miljonit exitit, mis on Eestis on tehtud vähemasti 5 tükki, et siis tähendab see ikkagi seda, et sa palkad inimesi endale juurde, sa lood süsteeme, sa arvestad, et sul on 5–6 inimest tiimis, kellega koos sa seda tööd teed, aga valik on sinu. Sa võid valida nii ühe kui teise, sa ei pea oma ettevõtet maha müüma, sa võid ja kõik on võimalik. Nüüd õppimine on mõnes mõttes intensiivne. Meil on vaja leida igast nädalast mingisugused 3-tunnised plokid, kus ma saan keskenduda toodete unikaalseks tegemise õppimise peale. Kuidas ma tarnin kaupa Amazoni lattu? Amazoni hoiab kogu sinu tooteid Amazoni suures laos, et sa Eestist ei saada pisikesi pakikesi Ameerika ja Euroopa klientideni, vaid seda teeb Amazon ise oma latudest. Ja seda õppimise plokki ma ei soovita teha sellise 10 või 15 minutilise pisikese sutsakana, et leia 2–3 tundi võimalusel üle päeva. See on ka see, miks on võimalik alustada põhitöö kõrvalt, et selliseid pisikesi 2–3 tunniseid plokke ilmselt sa ikkagi leiad. Ja näiteks, mida mina ohverdasin, et selliseid õppimise blokke endale luua, Netflix, liigne koristamine, siis igasugusele grillipeole sa enam ei lähe. Iga päev sa Selverist läbi ei lähe, et piima ja leiba osta, käid ühe korra või lased koju tuua endale, kui kellel seda võimalust on, eks ju. Ja sisuliselt pühendad siis sellised vabad ajad, mis sul tekkinud on, pühendad õppimisele. Ja selle eesmärgiga, et sellest tuleb sulle tulevikus oluliselt rohkem kasu kui need vorstid ja need Netflixi filmid, mida sa oled siis selle ajaga alternatiivselt suuteline ära tarbima. Lühidalt, mida me teeme Amazonis? Kujuta ette, et sa lähed sinna samasse Selverisse, sa oled šampooniletis, sa oled, ma ei tea, pesupulbriletis,
Tõin näiteks siin Meieri dishwasher tablets ehk siis tabletid nõudepesumasina jaoks. Mõtle, kui sa lähed sinna Selverisse ja tegelikult sa näed kohe ära, palju erinevad tooted käibed teevad. Jah, Amazonis me näeme ära oma tööriistadega, palju erinevad tooteid käibeid teevad, kui kasumlikud nad on, kas nad on hooajalised, kas nad muutuvad populaarsemaks või nende nõudlus väheneb ja samal ajal me näeme ära ka, missuguste otsisõnadega neid nõudepesutablette otsitakse ja me suudame oma tööriistadega päris täpselt ära identifitseerida ka seda, et kui ma tahan näiteks nõudepesutablette müüa, missugused on kasvavad pisikesed trendid, millele ma täna pean tähelepanu panema, et ma tuleviku suure trendiga jõuaksin kaasas käia, ehk siis kuidas tooteid arendada niimoodi, et tulevikus ma oleksin esimeste seas, kui on populaarne uus trend tekkimas, mitte siis, kui trend on juba suureks läinud ja siis, kui Arno ise ka koolimaja jõudis, siis olid juba tunnid peale hakanud, on ju. Need võtted on Amazonis kõik võimalik, nii et mina ütlen, et Amazonis on isegi selles mõttes kerge müüa, et sul on andmed olemas enne, kui sa lähed üleüldse mingit toodet tegema ja tooteid me ei lähegi enne tegema, kui me pole veendunud, et meie nõudepesutabletid, šampoonid, ma ei tea, WC-vahendid võiksid olla populaarsed ja see ongi see koht, kus me paneme palju aega sisse, et me analüüsime neid numbreid ja ma hiljem näitan, mis tööriista me kasutame selleks ka. Nüüd, meil on üpris palju tavalisi muresid, kui sa alustad, millega minu poole pöördutakse. Ma käiksin need üle, et sa saaksid natukene rahu südamesse, sest et iga ettevõtlus on natukene ärevuse koefitsiendiga. Väga sage küsimus, number 1 küsimus on see, et kõik see on nii keeruline, see on globaalne, ma ei oska kõiki neid asju kokku panna, et ma vajan erilist haridust, et teha rahvusvahelist e-kaubanduse äri. Ja reaalsus on, et taust ei loe. Minu tiimi BBC spetsialist täna on tegelikult kipslaagede paigaldaja, ta on suurepäraselt briljantne selles, mida ta teeb. Ma ise ei ole kunagi õppinud e-kaubandust, digiturundust eraldi, see on kõik tulnud töö käigus. See valdkond, mida ma täna sulle tutvustan, seda ei saa kuskilt ülikoolist õppida ja mida me teeme on see, et me seome oma varasema hariduse, kas see siis on kokandus, kas see on, ma ei tea, loomaarstindus, kas see on mingisugune elektriga seotud, ma ei tea, insenerilusega seotud eriala. Vahet ei ole, sest iga eriala nõuab mingisuguseid tooteid ja sul on olemas mingisugune süvateadmine, kas siis enda hobist, enda haridusest, enda töökohast, et mida nagu erinevate toodetega sa võiksid paremaks teha ja see ongi see alguspunkt, ehk siis taust ei loe. Me kõik arendame tooteid välja niimoodi, et ta peaks olema natukene parem kui need tooted, mis juba turu peal on ja kui sul on olemas haridus, töökogemus, huvi, hobiala, siis sellele sa oma tegevusala baseeridki. Teine vääruskumus või murekoht on see, et jah, ma tahaks ettevõtet teha küll, aga raha ei ole üldse, kes nagu relate'ib, eks ju, täiega. Mul oli täpselt sama koht, et siis, kui ma alustasin Amazoni ettevõtlusega, siis oli sündinud just mu 3. laps ja ema palk oli ka tiksus ainult natukene. Ja tegelikult raha väga palju ei olnud, aga reaalsus on see, et alguses sul tegelikult ei ole raha vaja selleks, et aru saada ja ennast tuttavaks teha selle ärimudeliga ja anda endale turvatunne. Sul ei ole vaja 1000 eurosid kulutada. Ma küsiksin sinu käest säästu 50 eurot, et säästa 50 eurot ja sellega sa saad täiega proovida Amazoni ettevõtluse ära, sellepärast et 50 euroga me teeme ära konto, sa õpid ära valideerima tooted, sa suudad testsaadetise saata, et sa oskaksid shipida oma kaupa Amazoni, sest et esialgu me toimetame testtootega. Sa võtad, kas ma ei tea, suvalise supikulbi Selverist või võtad suvasokid, teed listingu ehk kuulutuse sellele ühele tootele, teed pildid, sa õpid, kuidas klienti kõnetada, kuidas sinu väärtuspakkumine võiks olla natukene parem kui need kulbid, mis juba seal Amazonis pakutakse. Ja see on täpselt see, mis ei nõua 1000 eurosid. Ma isegi ei taha, et inimesed lähevad kohe Hiina tehastega suhtlema ja hakkavad tellima 1000 ja 1000 kulpe korraga, sellepärast, et nad ei ole protsessi läbi proovinud. Ja kui sul on juba, ma ei tea, 3000 euro eest kaubatellimus sisse antud ja sul on mingi lihtne viga sees,
sest sa lihtsalt ei teinud seda teist saadetist ära, siis on jama majas, sellepärast sa riskid ju nii suure summaga. Seda me kindlasti tegema ei lähe. Ja hiljem, kui sa tõesti selle teistsaadet oled ära teinud, sulle see ettevõtlusvaldkond meeldib, sulle meeldis leida unikaalset väärtuspakkumist selle kulbi juures, kas ma pean ta tegema, siis ma ei tea, leian siit Selverist mingi puidust käepidemega, võib-olla on seal midagi graveeritud peale, võib-olla sul on mingi tsitaat või midagi, või siis panen kulbiga kaasa mingisuguse aksessuaari, hoiukoti, mingi konksu, millega ma saan ta seina külge riputada. Ja kui sulle kõik see tundub põnev, siis ma arvan, et 4-5 000 euroga sa saad peale hakata küll oma esimese testsaadetise, nüüd siis päris testsaadetise ära teha. Kolmas murekoht inimestel on see, et aga kõik ju teevad Amazoni äri, justkui nagu kõik, eks ju. Et kuidas ma sinna lähen, see turg on satureerunud, kliendid ei leia mu tooteid üles ja et nagu pole mõtet, et jällegi, et kui Arno isaga koolimaja jõudis, oli kõik juba Amazonis tooteid arendamas. Reaalsus on see, et alati on õige aeg ja miks alati on õige aeg on see, et turg kogu aeg areneb edasi. Kui sina näiteks oled rasketehnika juht täna, siis täna, ma ei tea, traktoritele ja kalluritele vajatakse mingisuguseid aksessuaare, ma ei tea, istmepatju, mingisuguseid iluvidinaid, mida mehed sinna klaasi taha panevad. Homme on trendid teistsugused ja kui sinul on olemas taust, teadmine ja kirg nende toodetega tegeleda, siis alati on õige aeg nende toodetega tegeleda. Eriti veel, et e-kaubandus kasvab 5 korda kiiremini kui tavakaubandus ja COVID lükkas sellele kasvule omakorda veel 5-kordse kasvu juurde. Inimestel on e-kaubandusest osta täna juba nii lihtne. Täna sündivad lapsed ostavad e-kaubandusest sisuliselt, nad valivad tooteid juba 4-5-aastaselt, kui emad-isad lubavad neil, ma ei tea, kleite või raamatuid või mänguasju valida. Nad on sellega väga-väga kursis. Ja klientuuri voolab üha sisse. Mida rohkem on kliente e-kaubanduses, see ei tähenda Amazonis, sa võid võtta kas või, ma ei tea, osta.ee või Okidoki Eesti näitel on ja mida rohkem seal on kliente, seda rohkem erinevaid tooteid inimesed tahavad saada, sest klientidel on erinevad soovid. Üks tahab suurt ja pikka veeklaasi, teine tahab väikest ja madalat, üks tahab geomeetrilist, teine tahab suitsuklaasi, kolmas tahab, ma ei tea, kuldsete täppidega ja 4. tahab mehelikku suitsu tumedat klaasi on ju, oma vee või viski jaoks. Ja sellepärast on alati õige aeg, et nende klientide soove ja vajadusi me ei jõua kunagi, mina ei jõua neid kunagi täita, teised Eesti müüjad ei jõua kunagi käita, sest neid soove tuleb kogu aeg juurde, neid nišše tuleb kogu aeg juurde. Mure 4. Kuidas leida toodet, mida müüa, sest et sa ei ole ju varem analüüsinud ei trende, ei müügihindu, ei kasumlikkust, sa ei ole tooteid arendanud. Reaalsus on see, et see võib tunduda väga hirmus, aga reaalsus samas on see, et see on kõige põnevam osa üldse. Näiteks, kui sa kõnnid ringi, ma ei tea, oma garaažis või sa kõnnid ringi, ma ei tea, lähed koridorist läbi, sa näed võib-olla, mis on koridori pandud, mis toimub sinu WC-s, lähed töökohta, vaatad, võib-olla sa oled seal, ma ei tea, raamatupidaja ja missuguseid kaustu raamatupidajad kasutavad. See on touch list. Kõik, mida sa kodus, tööl, puhkehetkel, hobi jooksul, sõprade juures suudad puudutada, kõiki neid tooteid on võimalik sisuliselt Amazonis müüa, välja arvatud väga vähesed sellised ohtlikud, ma ei tea, kemikaalid, millega inimesed võivad ennast, ma ei tea, vigastada, eks ju, et need on natuke karmimad tooted. Aga tooted, millega endale viga teha ei saa, need on kõik võimalik Amazonis müüa. Samamoodi meil on olemas infoallikad, et näha otsisõnasid. Inimene läheb Amazoni, kirjutab sisse otsisõna ja me näeme, kas see sagedus tõuseb, kas see sagedus väheneb, kas see on hooajaline ja et kas seal on piisavalt palju siis inimesi. Kui 1000 inimest otsib ühte täpset viisi mingisugust toodet, näiteks puidust käepidemega supikulp, 1000 inimest otsib, siis see tegelikult on juba täitsa mõistlik otsingumaht. Nii et miks mitte siis puidust käepidemega supikulpi turule viia, kui inimesed seda otsivad reaalselt ja me näeme ära, kas see otsing suureneb või väheneb. Amazon ise koostab bestseller ehk parimate müügiartiklite liste. Sealt on väga hästi võimalik erinevaid ideid noppida. Kui sa tahad Amazoni bestsellereid leida, siis ära Amazoni mine Google'isse, kirjuta Amazon bestseller, näiteks Amazon Movers and Shakers, Amazon Hot New Release ja siis sa saad hästi kiiresti need listid kätte, et Amazon ise neid liste väga avalikult ei presenteeri, aga Google'ist on nagu otsetee nendesse listidesse sulle kohe olemas.
Ja samamoodi on meil olemas tööriist nimega Amazon Suggestion Expander, mis näitab ära, see on nagu Google Chrome'i laiendus, seda saab tasuta installeerida endale, kes hätta jääb, siis võib hiljem küsida, aga kui sa laiendi otsingusse paned Amazon Suggestion Expander, siis leiad selle kergesti üles, et raha maksma ei pea. Ja see näitab ära kõik asjalikud otsisõnad, mida inimesed Amazoni sisse toksivad. Tahad teha koeravoodit, sa näed ära, kas otsitakse suurele koerale, väiksele koerale, ortopeedilist koeravoodit, katusega koeravoodit, halli, roosat, sinist, mis iganes, mänguasjadega, aknaga, et sa ei pea leiutama neid tooteid ise, vaid sa pead kuulama, mida klient tahab ja see ongi see, mida me teeme. Nüüd, kuidas tooteid leida? Näiteks kujutame ette sinuga, et me tahame müüa vetsuharja. Mis me selles olukorras pihta hakkame? No esiteks ma soovitaksin sul lüüa sisse kõige tavalisem otsisõna, mis võiks olla, ehk siis toilet brush set näiteks. Ja mulle meeldib endale näha, et on palju erineva disainiga tooteid, palju erineva funktsionaalsusega tooteid. Kui sa näed amalehel, et on hästi palju sarnaseid asju, näiteks valge padi, white pillow, ma ei tea, down feather ehk siis udu, sulepadi, need on kõik ühesugused, siis mega raske on eristuda. Kui sa praegu vaatad siin seda 8 valikut, siis sa ilmselt, kui ütleme, et rohkem valida midagi ei saa, siis sa ilmselt mingisuguse kriteeriumiga teeksid siit oma valiku ära. Ja natuke väike harjutus võiks olla see, et aga vali siis siit üks hari välja ja mõtle, miks sa just selle harja valid. Ja see on nüüd see koht, et kui sa tuled vetsuharja müüma, siis aga teised inimesed valivad ju samamoodi. Kui nendel on mustade plaatidega WC, siis nad võtaksid ilmselt selle üleval paremas nurgas oleva musta vetsuharja. Kui nad tahavad, et neil on, ma ei tea, mingisugune disain seal kuidagi hästi minimalistlik, siis nad ilmselt ei võta hõbedast läikivat mudelit endale, vaid võtavad lihtsalt valge ja hästi nagu nähtamatu mudeli endale. Ja mida mina tooteid turule tuues tahan vaadata, on see, et ma teeniksin ka piisavalt kasumit ja räägimegi sellest nüüd natuke lähemalt. Ehk siis ma tahan, et mu toote hinnapunkt on vähemasti üle $20–25, kui vähegi võimalik. Ja vetsuharjade segmendis, nagu sa näed, siis tegelikult isegi on täiesti olemas, on 29, on 24 sett, nii et mulle jääb nagu raha kätte ka. Ja see on väga hea. Teine asi, mida me vaatame, on review'd. Siin sa praegu näed, et nendes 8 tootes kipub olema esimestes toodetes ikkagi tuhandeid review'sid. Review'd on nüüd need need tärnidega kohad, eks ju, alati usaldad ju seda müüjat, kellel on 5 tärni review või 4,5 tärni review. Kui kujuta ette, kui see keskmine oleks näiteks 2 tärni toode, siis sa ei läheks seda ju ostma, eks ju. Ja tal on midagi viga, aga kõik need tooted siin ütlevad, et 2000 inimest on siin kommenteerinud, andnud oma tagasisidet, et järelikult see on hea toode. Samas, kui ma lähen konkureerima, siis ma ei taha konkureerida 5000 review'ga, ma tahan konkureerida vot selle tüübiga siin, kellel on 183 review'd, sest kui mina lähen turule ja mul on 0 review'd, siis inimesed ei vali ever mind, nad võtavad selle 5000, kui 5000 inimest on öelnud, et see vetsuhari on väga hea ja mina lähen 0 review'ga, siis mul ei ole mõtet seal konkureerides, nad never ei vali mind. Ma lähen looma samasugust väärtuspakkumist nagu see siin, ehk siis ma teen mingisuguse 2 seti, ma panen ilusa karbi sisse, ma vaatan, kas ma saan midagi veel muuta ja kust ma saan ideid on see, et ma loen need review'd läbi. Ja kui ma teen selle listingu lahti, siis siin on ka küsimused, ma loen ka küsimused läbi ja siis ma saan aru, mis on selle tootega hästi, mis on halvasti. Näiteks praegu valisime selle konkurendi välja, keda me tahaksime hakata siis parendama enda poolt ja sa näed, et ei ole tegelikult 5 tärni toone, et tal on siin mingid kliendid on öelnud, et midagi on halvasti ja sina lähed ja leiad üles, mis siis halvasti on ja oma tootel teed selle paremaks ja see ongi täpselt see, mida me teeme. Nüüd Helium 10 ühe E-ga helium10.com on selline tööriist, mis näitab ära sulle toodete käibed ka. Mega hea tööriist, mine hiljem pärast webinari helium10.com lehele, tee endale sinna konto. Kui konto on tehtud, siis lähed samamoodi Chrome'i laienditesse, otsid Helium 10 ja sa saad endale Chrome'i laiendi ja järgmine kord, kui sa Amazonis oled, siis see Chrome'i laiend annab sulle kätte enam-vähem ütleme nii, et mitte sendi täpsusega, aga enam-vähem täpsed arusaamad sellest, kui palju erinevad tooted kuu jooksul raha teevad. Ja kui ma vaatasin WC paberihoidjate kategooriat, nüüd mitte harjade, vaid WC paberihoidjate omad, siis ma leidsin sellise toote,
mis täitsa vastab meie kriteeriumitele. Siit me näeme ära, palju me raha teenime. $26,000 kuus, täiesti okei toode. Siis tal on 42 review'd, täiesti okei konkureerida. Näed, et siin üleval on 12,900 review count'iga WC paberihoidja, et see on nüüd see koht, kuhu kindlasti mitte minna, on ju. Nii et miks mitte ja vaatame hinnapunktiga üle 32,99, väga põnev, nii et järgmisena, mida ma teeksin, ma vajutaksin selle sinise koodi peale, see on tootekood, ma pääsen sellega ilusasti tooteni ja lähen vaatan, mis on inimesed head ja halba rääkinud ja siis ma vaatan, kas ma saan parandada need vead ära. See on nüüd absoluutselt meie igapäevane töö. Kui sa tooteid endale otsid, siis ära tee neid vigu. Kui sa lähed niši, kus on liiga suured käibed, mõtle, kui tooted teevad $500,000 kuus käibet. Mitu tükki nad kuus müüvad ja kui palju, ilmselt seal on väga palju saginat, seal on väga palju konkurente, seal on võib-olla ka kurje konkurente. Sa pead esiteks tellima mega suured kogused. Teiseks, sa ei ole veel nii palju saanud elukogemust e-kaubanduses, et nii tulises konkurentsis ellu jääda. Ma soovitan, mine vali sellised tooted, mis teevad kuus 4,000–7,000 alustamiseks ja konkureeri nendega. Ja kui sa nendega suudad ära konkureerida, siis võta 10,000 kuni 15,000 konkurent endale. Ja nii sa vaikselt selles hierarhias astud edasi, kuni jõuad toodeteni, kus üks toode võib vabalt teha $100,000 kuus käivet. Miks mitte? Globaalses Amazoni äris see on tegelikult tavaline, aga ära kohe alguses mine oma suud lõhki ampsama suure ampsuga. Järgmine tavaline viga on see, et sa valid toote, mida on väga lihtne kopeerida, sest sa ei ole tegelenud toote eristamisega. Hästi lihtne on minna Alibaba.com-i, kus on Hiina tehased, globaalsed tehased, võtta lihtsalt üks toode, viia Amazoni ja mõelda, et okei, ma hakkan müüma seda. Aga mis hoiab sind selle eest, et see sama Hiina tehas ei võiks seda sama toodet viia samamoodi Amazoni ja temal on ju oluliselt odavam müüa, kuna tema hind on hoopis teine kui see hind, mis ta sulle annab. Samamoodi teine inimene, ma ei tea, keegi Viljandist, keegi kuskilt Londonist võiks mõelda, et hei, ma võtan selle toote ja viin Amazoni ja hakkan müüma. See ei toimi, võidab alati hiinlane, võidab alati sel juhul võib-olla ka Amazon ise, kes hulgi selliseid kaupu ostab sisse, sest nad saavad müüa madalama hinnaga. Aga sina ei saa ja sina pead kõrgema hinna õigustamiseks alati oma tootega midagi tegema ja see toote tegemine ongi see koht, kus sa oma varasema õpi, elu ja hobikogemuse sisse tood, et mis ma tahan, et see toode, mismoodi see toode võiks olla natukene teistmoodi, et ta oleks veel paremini kasutatav ja kui ma ise mitte midagi ei suuda välja mõelda, siis ma lihtsalt loen kõik need 1000 review'd läbi ja küsimused läbi ja ma saan vastused klientide käest kätte. Ära samuti tegutse väga toodetega, mis on hooajalised, jõulukuused, piparkoogi vormid, sellepärast, et see on kõik liiga keeruline tänapäeva logistika praeguses haiguste perioodis võib tähendada seda, et kui sa paned augustis laeva peale, siis isegi detsembris pole kohati mõni kaup kohale jõudnud. Et katsu hoida sellist toodet, mida inimesed kasutavad aasta läbi, siis sa saad müüa aasta läbi, sa saad turule tulla aasta läbi, sa saad tootearendust teha aasta läbi ja sul on palju rahulikum öösel magada. Samuti alustades ma ei soovita, et sa lähed elektroonika, toidulisandite, nahahoolduse või siis toidukategooriatesse, seal on liiga palju nõudeid, liiga palju sebimist, liiga keeruline ja konkurents on ka mega suur, ehk siis alustajatel võidakse tõmmata lihtsalt vaipalt ära. Mitte, et su toode on halb, aga lihtsalt sa ei pääse sinna konkurentsini kergesti sisse, kui sa ei ole varem harjutanud natuke lihtsamate toodetega. Siin on need 7 sammu, mida sa eduka Amazoni ettevõtte tegemiseks tegema pead. Sa saad slaidid endale meili peale, ära muretse, sa ei pea üles kirjutama, aga et anda sulle selline suur vaade. Sa lood eristuvuspunktiga tooteidee. See on kõige huvitavam protsess, siia võib kuluda kuid, see on väga mänguline, väga põnev, kui sa näidiseid tellid Hiinas, sa palud, et hei, muutke, tehke see puit siin silikoni vastu
testid, vaatad oma kodus, kas toimib, ei toimi. Mega nagu põnev. Sa lood Amazoni Seller Centralisse konto, sa leiad lõpuks, valid välja tootmispartneri, sest et sa ikkagi suhtled paljude tehastega, mitte ainult ühe tehastega. Mina soovitan alustada 20-st, siis võib-olla näidiseid tellid 3-5 käest ja alles lõpuks siis võtad selle ühe tehase, valid välja, kellega sa toimetama hakkad. Ja tehastel on meil globaalne valik, et me ei pea kasutama Hiina tehaseid, võime Indiast, Vietnamist, Indoneesiast otsida tehaseid. Alibabas tegelikult on globaalsed valikud kõik olemas. Siis sa õpid, kuidas oma tootele triipkoodi ja pakendit tekitada. Väga äge iseenesest. Mõtle, sina saad ise luua pakendi, mis seal pakendi peal võiks kõik olla, mis sõnum, mis pilt, missugused tähelepanu juhtimised, missugused hoiatused. Siis sa lood listingu ja fotod Amazoni enda keskkonda, et kui inimene trükib sisse näiteks supikülp, et siis mismoodi sinu supikülp tuleb seal välja avapildil, listingus, piltides, tekstina. Sa organiseerid logistika. Logistika on suhteliselt lihtne, samamoodi nagu tehastes sa räägid vähemasti 5 logistikapartneriga, ütled, et sul on siin 10 kasti neid tooteid, mis on teie hinnapakkumine ja valid siis suhtluse, hinna ja selle alusel endale kõige parema partneri ja miks mitte aeg-ajalt vahetada, testida. See on täiesti tavaline osa, samamoodi nagu tehastega, et ei pea jääma ühe tehase külge. Alati võid testida ja proovida erinevaid tehaseid. Ja siis on lansseerimine, PPC turule tulemine. PPC on pay-per-click reklaam. See on siis reklaampinnad, nagu kui sa lähed näiteks Google'isse, siis Google'is on reklaampinnad, Amazonis on samasugused reklaampinnad, seda kõike sa saad ise valida, missuguse otsisõnaga sinu reklaamid välja tulevad, kui palju raha sa tahad sinna kulutada. See on kõik õpitav, tehtav, aga see on selle protsessi enam-vähem viimane faas. Ja natukene visualiseerida sinu jaoks meie töötsüklit ära ka. Algus on seal roosa-oranži noole juures. Sa hakkad otsima tooteideed. Sul läheb umbes 30-60 päeva selleks aega, et sa saaksid ära valideerida, kui sa oled idee leidnud. Näidised, näidiste tellimine Hiinast. No ta võtab umbes nädal, poolteist, et sa saad selle näidise kätte. Ja sa kindlasti võtad mitmest tehasest neid näidiseid. Nii et põrgatad edasi-tagasi oma ideid, võib-olla võtad 2-3 erinevat näidist, võib-olla sa arendad edasi, sõltub sellest, kui palju aega sul kulub, aga kui sul läheb hästi, siis 30 päevaga saad näidised ära valideerida. Ja siis on sul põhimõtteliselt olemas ka tootja. Tootmine võtab aega 30-40 päeva tavaliselt. Siin ei ole midagi imelikku, ongi selline nagu natuke nagu lendamine, eks ju, et esialgu sa ootad seal check-inis, siis sa ootad seal turvakontrollis, siis sa ootad oma gate'i juures, on ju, et Amazoni ettevõttes samamoodi, et teed ühe liigutuse ära, siis ootad. Teed teise liigutuse ära, siis ootad. Teed 3. liigutuse ära, siis ootad, sest järgmine ootamise koht on logistika. Oled oma kauba valmis saanud, ära pakendanud, ära inspekteerinud, siis sa paned selle laeva peale, lennuki peale jälle ootad, on ju. No ja siis sa ootad ja siis, kui su kaup jõuab Ameerikasse või Euroopasse, siis toimub kauba tollimine, kaubaautoga vedu Amazoni, jälle ootad paar nädalat ja siis lõpuks saad oma kauba füüsiliselt suurde gigantsesse Amazoni lattu. Me mitte kunagi ei saada üksikuid tükke Eestist kliendini, see on lihtsalt mega kallis, et Amazon täna on absoluutne hinnaliider logistikas ja tarnes. Ja kindlasti kõik sinu kaubad on Amazoni laos, sa maksad Amazonile sellest tasu ja see on kõik hinna sisse arvestatud juba. Ja kui sa oled oma kaupad müüki saanud, klientidele need meeldivad, siis on tõehetk, umbes 30 päeva proovid seal, turundad, võimled, vaatad, kuidas kliendid vastu võtavad ja kui toote osutub populaarseks, teed 5-10 müüki päevas ühe tootega, see on see, kuhu ma soovin, et sa sihiksid, siis hakkad laiendama seda sama portfelli, kas sa teed siis värvivariatsioone, koguse variatsioone, paned mingisugune kingitava, ma ei tea, ilusa karbi näiteks külge, paned lisaaksessuaare, teed samasse kategooriasse uusi tooteid juurde. Selle ideega, et lõpuks on sul üles ehitatud siis ettevõte, mis on enam-vähem mõistlikult seotud omavahel nende toodetega, et sa päris mootoriõli, beebilutte ja ma ei tea, rehasid nagu, sa võid teha, aga kui sa hiljem tahad nende eest sadu tuhandeid või miljoneid teenida, et siis natuke lihtsam on see, kui su tooted on miskit moodi omadega seotud. Nüüd küsimus on sulle, et millist tüüpi inimene sa oled ja kõik
kõik tüpaažid on õiged, midagi valet ei ole, pigem on küsimus see, et hei, et mida sa nüüd kogu selle teadmisega peale hakkad. Kas sa eelistad kõike omal nahal läbi katsetada? Mina katsetasin, siis kui mina alustasin, siis ei olnud väga võimalus õppida, ma pidingi katsetama, sellepärast ma olengi teinud nii palju ja kalleid kuni 30 000 euroseid vigu, sest ei olnud lihtsalt kellegi kogemusest mitte midagi õppida ja väga valus on küll niisugust summat kaotada ja pidime isegi korteri maha müüma mingisugusel hetkel, et jätkata üldse ettevõtlusega. Ei olnud lihtsalt valikut, et sina ei pea selliseid asju läbi elama. Kindlasti sa ei ela ka, sest et täna saab õppida isegi kas või YouTube'ist. Nii et või lähed sa, vaatad teiste kogemusi ja proovid nii palju ära mõtestada teiste inimeste kogemuste kaudu, kui sa vähegi suudad, et sa saaksid liikuda edasi kiiresti ja soodsalt. Amazonis toimetamise boonus, kui sul nüüd tundub, et sa võiksid tahta Amazonis edasi toimetada, on see, et sa saad teha mugavalt globaalset äri Eestist, Eesti ettevõtte alt. Ei ole alustades kohe vaja mingisugust rahvusvahelist ettevõtet luua, see ei ole kohustuslik. Sa peaksid lihtsalt olema käibemaksukohuslane, et siis see on ainukene asi, mida sa pead tegema. Sul on sisuliselt piiramatu kasvuvõimalus, kui sa armastad luua uusi tooteid, arendada neid ja turundada neid, siis skaleerimise võimalus on piiramatu. Sa ise valid, kui suur su ettevõte on, kas sa oled üksi toimetaja mees-koeraga või sa oled tiimiga. Mina ei tea sinu ambitsioone. Sina ise seda tead. Mina saan olla abiks sinu ambitsioonide realiseerimisel. On see siis väike ettevõte, suur ettevõte või keskmine ettevõte. Me alati läheme turule ainult siis, kui me oleme väga kindlalt teada saanud, mida klient tahab, mis hinnaga ta seda tahab ja kas ma suudan seda toota. Ehk siis mõnes mõttes on nagu turvavõrgustik loodud enne, kui ma üldse lähen rahaga riskima, sest ma analüüsin selle info kõik läbi. Jah, tõeliselt edukad tooted on 1 3, 1 4, ülejäänud müüvad võib-olla lihtsalt alla arvestust, võib-olla müüvad 2-3 tükki päevas. See on ka fine. Mina lihtsalt sihin sinna, et iga toode võiks müüa 5-10 ja alustades ma olen näinud iseenda ja oma kogukonna pealt, et tuleb läbi testida vähemasti 3-4 toodet, et siis sa leiad selle 10 tükki müüva tootega nagu üles, eks ju, et harjutad. Ja marginaalid on meil suhteliselt head, 30-50%, üldiselt me ei lähe lihtsalt tegema mõttetuid tooteid, sest valik on väga suur, mida teha. Ideid on väga palju, nišše, mis kasvavad peale, neid on kogu aeg väga palju, nagu me enne rääkisime. Nii et ideid on väga palju, sa saad mõned need ideed, mida ma olen sulle välja otsinud ka meili peale endale, mul ei ole kahju neid jagada, ma ise ei jõua kõiki neid ära teha, meie tiim ei jõua neid ära teha, kui sina teed, siis no suurepärane. Jälle uus äge toode on sündinud. Ja kui sa tahad üksi toimetada, siis Eesti näidete kohaselt üksi käivet teha 50-100 000 on täiesti võimalik. See eeldab, et sa õpid, sa lähed edasi, sa testid, sa katsetad ja see on umbes see koht ka, et sa pead hakkama mõtlema, et kas sa selles kohas tahad kasvatada ettevõtet suuremaks või sa tahad jätta elustiili ettevõttes, kus sa üksinda toimetad ja ei hakka nagu struktuure ega personali nagu tegema iseenda jaoks. Edu tagavad kindlasti teadmised ja kogemus. Teadmised tulevad läbi selle, et sa lihtsalt õpid, sa leiad need 2-3 tunnised plokid oma igapäevases päevas teiste tegevuste arvelt, tuletasin meelde Netflixi ja suvalisi grillimisi, eks ju, et anna need mõneks kuuks ära ja investeeri see aeg õppimisse. Kui sa tahad minu kogemusi rohkem noppida, siis olen oma teadmised sisse lugenud Amazoni kooli, kus ma teen ikka väga puust ja punaseks, et kõik keerulisemana tunduvad kohad. Koolitus on 40 tundi, ei ole just pisikene ja see ongi täpselt nii, et kui sa kuu aega pühendad õppimisele, siis Amazoni kool on sul läbi tehtud, oled spetsialistiks ennast koolitanud ja siis pole muud kui pihta hakata. Koolitusega sa saad kaasa eluaegse kogukonna. Mina ei kao sinu kõrvalt kuskile, mul tegelikult üldse ei sümpatiseeri sellised kursused, kus sa läbid küll mingisuguse intensiivse seminari, aga küsimused tekivad ju hiljem. Küsimused tekivad siis, kui sa oled konto loonud, kui sa oled jännis toote ideede valideerimisega ja selleks meil on, mina tahan, et sul on iseenda tempo. Iga kuu me võtame kogukonna kokku, vaatame kaugel sa oled, mis on sul tekkinud küsimused, ma harutan need koos sinuga lahti, sa saad edasi minna, et sa ei jää
üksinda pärast kursuse läbimist. Nii et kui sa tahad, siis kokku koos praktikaga on 126 tundi, 40 tundi koolitusprogrammi videosid, mida saad läbida täiesti omas tempos, keegi siin piitsaga taga ei aja ja selle väärtus täna 2022 on ligi 2500 eurot. Nüüd ma annan kaasa koos koolitusega ka 500 euro eest kõik põhjad, mida Amazoni tööks on vaja ja need põhjad on kriitilised, sest vastasel juhul hiinlased arvavad, et sa oled algaja. Need on siis kõiksugused lepingupõhjad, toodete source imise põhjad, tehastega suhtlemise põhjad, tooteotsingu põhjad, seal on 20 kriteeriumid, millele tooted peavad vastama, et ma ei läheks failima selle tootega, kuidas arvutada eelarvet, kasumit ja kuidas tellimusi vormistada, neid põhju on palju. Et neid ei pea ise välja mõtlema. Siis sa oled Amazoni kooli absoluutselt kinnises ettevõtjate grupis. Me suhtleme seal igapäevaselt, meil on mastermind iga kuu. Ma katsun vastata kõikidele küsimustele 24 tunni jooksul, kui ma vähegi suudan ja minu taga on üle 10 inimeseline tiim, kes samuti küsimustele vastab ja on spetsialistid oma pisikeses nišis, kas see on siis logistika, reklaam, turundus, PPC või mis iganes koht, et vastused leiame kindlasti üles. Ja see on ka ainukene koht, kus sa saad otseselt nagu minu aju noppida. Mina täna enam ühtegi konsultatsiooni ei tee, see võtab liiga palju aega, aga kui ma lõpetasin konsultatsioonide tegemise, siis tunnihind oli 300 eurot plus käibemaks. Nii et minu nõu sa saad tasuta. Mina seda raha sinu eest ei küsi, kui sa Amazoni kooli liige oled. Ja minu käest sa saad siis 5 aasta jagu kogemusi. Alati ma käin päris palju konverentsidel, mu tiim käib päris palju erinevatel koolitustel, sa saad need uudised endale kätte, sa ei pea mööda maailma ringi tormama, kui sul on parasjagu vaja Eestis olla. Me oleme 100% praktikud. Ma tuletan veel kord meelde, et ma tegelikult ei ole koolitaja, ma olen praktik ja see koolitus täna on lihtsalt sellepärast, et luua natukene Amazoni kogukonda Eestisse juurde, et meid oleks rohkem mõttekaaslaseid. Ja meil on täna olemas ka exiti kogemus, me oleme ühe Amazoni ettevõtte juba maha müünud, nii et me teame, kuidas teha miljoneid nende toodetega, mis on justkui igapäevased ja tavalised ja neid paremaks tehes saab tuua Eestisse ka miljoneid. See ärimudel on 100% testitud, ma tean, mida ma räägin. Täna ma teen 2 sellist ettevõtet veel lisaks. Nii et kui see oleks nigel ärimudel, siis ma ei alustaks, ei teeks seda asja juurde. Olen sul eluaeg toeks ja tegevused, eesmärgid, konkreetsed etapid, mida sa pead läbima. Infomüra võib olla hästi suur, aga kogu see tugi sulle on rohkem kui 900 eurot. Ja sa saad kaasa siit alustamiseks kohe tooteideed, kui sa ei jõua, ei taha, ei jaksa ise neid otsida. Sa saad parimate praktikute listi, kes tänapäeval on Amazonis tõestanud kõige parema info jagajateks rahvusvaheliselt. Et sa saad lisaks Amazoni koolile, mis on 100% eesti keeles, võtta juurde ka ingliskeelseid parimaid allikaid. Ja tarkvaralist, millega on mõttekas alustada, kõik see on esialgu tasuta, hiljem kui sa lähed nii-öelda keerukamaks, siis mõned tarkvarad muutuvad tasuliseks, aga see tarkvara, mis me teile anname, see on baastasemel on kõik tasuta kasutamiseks. Ma võtan nüüd küsimused, ma loodan, et sul tekkis vahepeal küsimusi, ma väga hea meelega vastan nendele. Panen slaidid eest ära. Nii. Ja nii kerin siit üles ja nüüd ma vaatan, et meil on lõpuni veel 10 minutit. Kui sa saad veel 10 minutit olla, siis ole hea, kuula neid küsimusi, vastuseid ka. Kui sa pead lippama 10 pärast, pole hullu. Aga sa saad siit veel sellist mõnusat koolitusinfot juurde. Nii. Julia küsib Ekle, aga kuidas on su nägemus, kas disaineri riided võiksid müüma Amazonis hakata või Amazon on lihtsamad toodete jaoks? Disainer riided üldiselt, kui ma mõtlen nende peale, siis nad kipuvad olema sellised 50 kuni 150 eurosed või kallimad asjad. Amazoni loogika on pigem selline natuke Maxima loogika, mitte Stockmanni ja ma ei tea, Katrin Kuldma loogika, et sul on butiik. Amazon näitab avalehel ehk kõige rohkem, sa näed tooteid, mis müüvad kõige tükilisemalt enam, kõige rohkem, eks ju. Ja disainerrõivad need kindlasti ei ole. Ma soovitan disainerrõivaste jaoks Etsit kindlasti. Seal on hinnapunkt ikka mega hea kohati.
ja sa saad üksikute tükkide kaupa Etsis väga hästi saata, inimesed on nõus maksma 20-30 eurot juurde shipimise eest. Etsi klient on hoopis teistsugune kui Amazoni klient. Amazonis me ikkagi teeme igapäevaseid tooteid ja me tahame, et see hinnavahemikus meie toode oleks samas vahemikus kui need tooted, mis täna on juba Amazonis olemas. Kui sa mäletad vetsuharjades, siis vahemik oli mingisugune 13 kuni 29 kuni 32 äkki. Et see on see koht, kuhu sa tahad jääda, et sa päris mingi 69-sega, sa võid selle sinna müüki panna, aga ta avalehele ehk kõige suuremate silmapaarid, et ei taha hästi jõuda, sest ta tükiliselt lihtsalt müüb nagu liiga vähe. Nii et ma pigem soovitan, et mine vaata Etsisse edasi. Kertu küsib, kas on teie portfellis ka tooteid, mis ei ole läinud lendu, kuigi potentsiaal tundus alguses justkui olevat? Mis oli analüüsides see põhjus, et see toode ei lennanud? Ja täiega on sellised tooted olemas. Näiteks me oleme teinud laste beebipõllesid, voodilinu, tasakaalupoome, rõivaid, rannariideid, nagu palju asju, sisekujunduselemente. Põhjuseid, miks nad lendu ei läinud, on väga palju. Ma ei saa öelda, et on üks põhjus või teine põhjus. Me oleme ise ka väga palju nagu jaburusi teinud, et ühe korra me läksime Indoneesiasse, sourcesime tehastes hästi palju puidust sisekujunduselemente, panime konteineri täis, shipisime Amazoni. Üks konteiner jäi kinni, kuna tollidokumendid olid valesti vormistatud, sellest jäime ilma ja siis teised tooted jõudsid sisse, aga neid oli 20 erinevat ja me ei suutnud listinguid valmis teha ja Amazon annab sulle 30 päeva sellist head nähtavust ehk siis honeymoon perioodi, mesinädalaid ja me ei suutnud 30 päevaga neid listinguid valmis teha, pild olid puudud, tekstid olid puudulikud ja inimesed ei ostnud, ehk siis ise tulistasime endale jalga, võttes liiga suure ampsu näiteks. Loomulikult me oleme teinud viiku toodete arendamisel, näiteks tasakaalupoomide puhul. Ta oli meil sellises veekindlas kotis, samas kui me näidise saime, siis võtsime toote välja ja see toode kuidagi haises plastiku järgi ja me ütlesime, et hei, et nagu tehke selle kotiga midagi, et võtke näiteks sisemine kilekiht ära, et tühja sellest, et veekindlus või nii on ju, et kodus ei saja ju. Et see kott on pigem mõeldud selleks, et see tasakaalupoom oli niimoodi kokku klapitav, et lapsed kodus pärast akrobaatikatrenni saavad kodus ka harjutada. Ja siis me ei testinud uut kotti ja saatsime uue kotiga tasakaalupoomid Amazoni ja Amazonis klientidelt hakkasime saama tagasisidet, et nende roosad, lillad, hellerohelised poomid on määrdunud ja määrdunud just nimelt sellepärast, et see kangas andis värvi, varasem kilekiht kaitses määrdumise eest ja meie võtsime selle kilekihi ära. Ja me saime 3 tärni listingu endale, ehk siis see on väga-väga halva imagoga toode. Kliendid ei usaldanud, ütlesid, ärge ostke ja me pidime selle tootmisest ja nagu oma portfellist välja võtma. Ja see on muidugi ainuke probleem selle tootega, oli veel teisi probleeme, oli väga suur, selle shipping ja tarne oli kallis, nii et me oleme kõvasti failinud erinevate toodetega. Failimine on okei, sa õpid selle käigus, kus sa siis veel õpid? Ettevõtluses me õpimegi vigadest ja vead ei ole halvad, vead on pigem nagu need kohad, et hei, siin on uks kinni, kuskil mujal on lahti. Mul on nüüd nii palju infot rohkem, et teha uued uksed lahti. Varasemalt ma ei olnud suuteline uusi uksi lahti tegema, sest ma ei olnud saanud infot, kuidas neid uusi uksi lahti teha. Ja siis kogu selles protsessis, sellest hetkest, kui ma alustasin üksinda täiesti, ma testisin äkki 4-5 toodet läbi ja leidsin siis juba selle portfelli toote, mille me nüüd maha müüsime kontori kategoorias, et see nii-öelda võitja toode jõudis minuni ikkagi suhteliselt mingisuguse 4.-5. kuul, kui ma hakkasin Amazoniga pihta. Ja kui ma võitja toote leidsin, ma mõtlesin, et nagu nõudlus oli suur, et ma ei tea, see on nii tavaline toode, et miks nad nii palju tahavad, et midagi läks nagu õigesti. Siis me hakkasime kiiresti sarnaseid tooteid looma, disaini muutma, komplekteeritusaastet panema 2-4 tükki, erinevad toonid ja see on täpselt see, kuidas portfelli reaalselt arendatakse. Nii, kas näidiste tegemine on tasuline murel? Jaa, on tasuline ja seda sa tasuta endale kunagi ei küsi, sest tehas arvab, et sa oled tasuta asjade jahil ja neil on väga palju kirju tuleb päevas sisse, kes tahavad, et hei, ma tahaks tasuta näidist, saatke meile see oma kuluga Eestisse ja nagu tehas ei räägi suga edasi. Tõsiselt võetavad ettevõtjad alati maksavad oma näidise eest ja nad maksavad alati shippingu kinni. Kui sa mõne näidise saad tasuta, siis see on kingitus, aga sa ei arvesta sellega.
Eliko, palun näiteid, mis need sinu kallimaid vead 20-30 000 olid? Toote valik, vale tootja või logistikapartneri valik? No 20 tonni läks juba sinna, et see konteiner jäi tolli kinni, kuna tollidokumendid olid valesti vormistatud, kuna me läksime Indoneesiast source ima. Hiinast tooteid source ides selliseid asju ei juhtu, sest Hiina tarnepartnerid oskavad logistikat lihtsalt nii hästi. Ma arvan, et Indoneesias täna on ka asjad kontrolli all. See viga juhtus meil lihtsalt 4 aastat tagasi, kus tarnepartnerid ei olnud veel päris nagu kursis, et kuidas nagu, noh, ma ei tea, nad ei osanud lihtsalt saata Amazoni Ameerika, California lattu kaupu ja meie pidime lõpuks selle kinni maksma. Ja ülejäänud, ma ei tea, 10 000 on kindlasti kõik need failinud tooted, mis nagu selles mõttes nad ei failinud just 100%, et ma saan alati mingit infot, mille baasilt ehitada üles järgmine toode. Aga ma ei müünud neid nagu selles mõttes miinusega, et ma enamasti olen suutnud ikkagi mingi nulli piiril maha müüa, aga mõned üksikud tooted me oleme pidanud ka lihtsalt välja tõmbama. Me oleme pakendamisega vea teinud. Näiteks olid ühed korvid, pakendasime, oli 2 sett, pakendasime kilekotti, aga kilekott ei olnud kokku kleebitud. Ja siis Amazoni töötaja võttis ühe korvi teisest välja, väikse võttis suuresest välja ja siis shippis inimesele ainult selle väikse. Aga listingus me näitasime, et on suur ja väike koos. Ja siis klient kirjutas, et ma ei tea, nagu ma arvasin, et ma saan 2 tükki ja nagu ma olen nagu segaduses, et ma ei tea, mida nüüd teha. Ja siis panin nagu 1 tärn, 2 tärni review'd ja siis me nagu, muidugi sa pead 2 tükki saama, nagu milles see küsimus on. Ja pärast saatsime Amazoni riiulisse pildistama ja siis tuli välja, et me olime unustanud küsida oma tehaselt, et hei, kleebi see kilekott kinni ka näiteks. Siuksed pisikesed asjad tulevad sisse, on ju. Aga need vead, mis ma olen teinud, nagu need on nii, praegu rääkides nagu nii ilmselged, aga sa ei tule selle peale. Aga oma kogemuste pagas, see, mis ma olen sisse lugenud 40 tundi, seal on need kõik olemas, nii et sa ei pea siukseid rumalaid viigu tegema. Reaalselt tegutsedes õpib kõige paremini, Kertu, ja 100% ja selleks ei ole vaja tegelikult hullu raha, see näidistoode, suvasokid. Homme võid teele panna nagu täiega ja see õpetab sulle juba pool Amazoni äri selgeks. Kas ja kuidas saab tulla praktikale teie meeskonda? Seda peab eraldi rääkima, ma ei tea, kas üldse saab, aga ma pean natukene mõtlema, et mis profiil ja huvi ka sinul on. Et kui sa oled sellest reaalselt huvitatud, siis kirjuta Eglet Amazoni kool, aga ma ei saa täna midagi lubada, sest meil on päris kiiresti kasvatamas 2 uut ettevõtet, see on päris intensiivne. Nii, Sten, kas oled müünud ka tooteid, mis on tekitanud ka püsivat järelmüüki? See on subscription mudel ja mina seda müünud ei ole. Kui sa suudad sellise toote välja mõelda, a la šampoonid või mingi, ma ei tea, koera vitamiinid, siis see on kullaauk. See on kullaauk ja ma soovitan väga, et mõtle edasi sellel teemal. Piret. Slaidil oli kirjas, et võimalik on üksi käivet teha 50-100 000. Mis ajaperioodi jooksul 6 aastas? Üksi 50-100 000 on ikkagi kuus. Me räägime kuukäivetest. Me räägime ju globaalsest ärist. Et 100 000 sa võid teha ka aastas. See on väga-väga okei käive. Aga mina sihiksin siin ikka sinnapoole, et sa tahad 50-100 000 üksi ära teha ja siis sa hakkad sealt edasi kasvama. Sa loomulikult võid võtta elukaaslase, sõbra, kamraadi endale punti, et loomulikult on lihtsam, kui sa põhitöölt a la 1 aasta möödudes, kui sa oled rabelenud põhitööd ja Amazoni, eks ju, et mingil hetkel sa pead ju põhitöölt ära tulema. Et mida varem sa võtad endale abi, seda lihtsam on sul vastu pidada, aga täiesti saab teha 50-100 000 üksinda ära. Eestis on väga palju näiteid selliseid. Siin pigem sõltubki see, et kas sul on palju pisikesi tooteid, kas su tooted müüvad 1 tükk päevas või sa lähed edasi ja testid edasi ja sa ei rahuldu enne, kuni sa leiad tooted, mis müüb vähemasti 10 tükki päevas Ameerikas. Ja võt nende toodete peale sa saad teha 50-100 000 kuukäivet. Logistikapartnereid, Marleen, leiad samamoodi nagu tooteid, sa lähed alibaba.com-i ja seal on logistikapartnerite otsinguks samasugused väljad nagu toodete otsinguks. Marie, mis tööülesannete peale tuleb lisapersonali hakata palkama, et suuremaks kasvada? Kõige esimene inimene ilmselt on klienditeenindus ja logistika. Järgmisena turundus. Kolmandaks võib olla disainerabi. Et need on need 3 suuremat valdkonda, kus sul on vaja, aga logistika. See, et kui sul on hea toode leitud ja sa ei suuda õigel ajal panna tellimus sisse ja tarnida kaupa ära, see on mega suur jama, sest et sul on võimalik raha teenida
ja sul ei ole kaupa laos. Ja see on see koht, mida logistik peab ära lahendama samal ajal, kui sina hakkad tooma turule üha uusi tooteid, et kasvada suuremaks. Anniki, milliseid kohalikke kontakte on tarvis, et näiteks USA turule minna? Kohalikke kontakte ei ole tarvis üldse, 0, 0. Kuldavasti on tarvis pangakontot ja kontaktaadressi. On see nii? Seda on vaja ainult LLC tegemiseks. Sinul Amazonis alustamisel ei ole LLC-d vaja. Palun täpsusta esmaste toodete valikul. Kas neid valin välja nende seast, mida teised müüvad? Näiteks nende vetsuharjade puhul oli see, mäletad, me võtsime sealt selle harjakomplekti, kus oli 2 harjakomplektist, oli karbi sees. Tema hinnapunkt oli seal mingi, ma ei mäleta, 29, midagi sellist, sellepärast, et tal oli vähe reviewsid ja ta oli hea hinnapunktiga ja samas tema review'd ei olnud puhtad 5 tärni, ta oli 4,5 tärni, ehk siis mingid inimesed ütlesid, et selle toote juures on midagi halvasti ja sa tahad teada, mis selle toote juures on halvasti, et sa võtad selle toote ja sa teed selle paremaks. Sa leiad justkui nagu ohvri nende toodete seast, mis on juba olemas ja siis sa lähed seda toodet paremaks tegema ja siis sa tood selle toote turule. Ma loodan, et sa said aru. Sten, kas oled müünud ka tooteid, mis on, järelmüük, seda ma juba vastasin, niimoodi. Kuidas hetkel Hiinas shippingu hinnad on? Kuidas see kasumimarginaali mõjutanud on? Maria, shippingu hinnad täna on ikkagi natukene keerulised, kuna COVID-i tõttu laod ja sadamad ei ole veel taastanud normaalset tööd. Ehk siis COVID-i aeg, mis iganes ettevõtlusele, kes peab kaupa sisse tooma, on keeruline. Ehk siis mis see meie jaoks tähendab, on see, et me kalkuleerime lihtsalt kallima shippingu hinna sisse ja me ei tee tooteid, kus marginaal on nii pisikene, et me kahjumisse läheme. Nii et selles mõttes ega majandus nagu seisma ja lõppklient lihtsalt maksab kogu selle asja kinni. Sina lihtsalt, sul võib-olla, ma ei tea, varasemalt said ühte toodet teha, kuna shippingu hind oli väga soodne, oli, ma ei tea, 50 senti tüki kohta, täna võib-olla, ma ei tea, 2,50, et siis täna see sinu jaoks sa teed tooteotsingut ikkagi, sa teed oma eelarvet ikkagi, et sinule jäävad sõelale need tooted, mis kannatavad tänase shippingu välja ja kui aasta pärast shippingu hinnad normaliseeruvad, siis on sinul marginaali lihtsalt rohkem taskus. Nii. Ja konteineri ootajad on pikad, shippimise aeg on pikk, et kohati võib 6 kuud olla. Ja samas, kui sa arvestad sellega, et sul õppimise peale juba võib kuluda siin 3 kuni 6 kuud, eks ju, kui me teeme palgatöö kõrvalt seda ja sa oma esimesed tooted viid sisse, et see nipet-näpet, asjad, kõik võtavad aega, et selleks ajaks, kui logistika hinnad normaliseeruvad, siis sina oled saanud oma esimesed kogemused juba kätte ja kui turutingimused jälle soodsamaks muutuvad, siis sa oled juba välja koolitatud spetsialist, et hakata nagu seda koort riisuma, et praegu tegelikult on päris hea aeg, et alustada, ma ei ootaks siin nagu Hiina või Ameerika mingisuguseid uudiseid, sest et on vaja lihtsalt oma praktikas kogemusi hakata sisse tõmbama. Nii, Merili ütleb, et mul oli vaja just kursus valida Töötukassa kaudu, hea ajastus, ei ole juhuseid ju siis jaa. Mis tooteid sina ise hetkel Amazonis müüd ja mida parandasid? Ma ei saa öelda täpselt neid tooteid, mida me müüme, tead miks või? Sellepärast, et hetkel on meil siin üle 200 osaleja. Kui ma ütlen, et ei, see listing ja see toode, siis see tekitab hästi palju sellist tühja klikki ja Amazon annab mulle trahvi selle eest. Ta annab trahvi selle eest, et hästi palju inimesi tuli siia listingule, aga mitte keegi ei ostnud. Ja ta arvab, et see toode on nagu halva väärtuspakkumisega. Ükski Amazoni müüja sellel põhjusel ei saa väga reklaamida, mis tooteid nad müüvad. Nii et kahjuks on lihtsalt Amazoni algoritmi nagu probleem, aga see ettevõte, mis me maha müüsime, see tegi kontorikategooria tooteid ja täna need 2 uut ettevõtet, me teeme väikestele äridele ühte tootesarja ja me teeme kodus kasutatavate toodete tootesarja samamoodi. Kas riideäri sobib siia valdkonda?
Riideäris sobib siis, kui sa suudad hinnakonkurentsist püsida. Hästi palju on hiinlaseid riideäris. Olen riideid müünud, tagastusprotsent võib kohati olla kosmiline 50–70%. Neid tooteid üldiselt sa väga ei saa saata tagasi uuesti müügid. Sa pead arvutama siis eelarvesse sisse, et kas sa tuled sellise tagastusprotsendiga toime. Eve küsib, et kas keegi müüb ka Eestis toodetud asju? Ja, müüb ikka. Täiesti müüb. Eestis on ka võimalik, aga sa pead vaatama, et kas on siis kohalik tooraine, mingi know-how, lihtsalt hakata mingisuguseid asju toota, mis Hiinas on 10 korda odavam toota, see puudub nagu point on ju. Et meil peab olema mingisugune kas maavara, loodusvara, know-how, eelis. Kas Amazoni kooli õpilased saavad osa ka võimalikest tulevikust uuendustest, näiteks kui uuendate kursuse materjali? Ja loomulikult, of course, ja see on eluaegne, nagu me uuendame sisuliselt iga kuu programmi, sisuliselt iga nädal tuleb mingisugune uudis, nipp, konverentsi naget, küsimuse vastus, neid tuleb sisuliselt igapäevaselt Amazoni kinnisesse gruppi, nii et absoluutselt ja see on see, mida me teeme. Töövarjuks tuleks keegi jälle. Mis on miinimumkogus, mida peaks Amazoni lattu saatma? Ma ei saa sulle öelda, sellepärast, et ma ei tea, mis kategoorias sa tahaksid müüa ja kui kiiresti tooted selles kategoorias liiguvad. Kui sinu konkurent müüb 50 tükki kuus, siis sa tahad võib-olla saata 150 tükki, et sa 3 kuud vastu peaksid miinimum. On ju. Kui su konkurent müüb 500 tükki päevas, siis läheb juba väga keeruliseks. On ju. Nii et sa võtad helium10.com, teed sinna konto, võtad Chrome'i extensioni ja vaatad, mitu tükki kuus su konkurendid tooteid müüvad keskelt läbi ja siis sa saad sealt enam-vähem 3 kuu koguse endale arvutada. Olen ise väiketootja. Kas jõuaksin reaalselt nii toota kui ka Amazonis müüa või peaksin võtma vahendamise rolli? Ma täpselt ei tea. Väiketootja on võib-olla selles mõttes keerulises seisus, et kui sinu toode osutub populaarseks, kuidas sa siis skaleerid kiiresti suurest, kui sul ei ole skaleerimise võimalust, kui sa saaksid näiteks oma tootmise viia Hiina või ma ei tea, Vietnami või kuskile, et siis oleks see okei. Aga kui sa teed käsitöö asju ja sa ei saa skaleerida, siis ma pigem Amazoni ei soovita, sest et 10 müüki päevas võib kiiresti muutuda 70 müüki päevas ja 100 müüki päevas ja kui sul oled out of stock, siis see positsioon kuulub konkurentidele, sest sinu kaup lihtsalt näha ei ole, kuna sul stokki pole ja see on nagu veidi õnnetu koht, kus olla. Et kui sa oled väike tootja, äkki sa vaatad võib-olla käsitööga seotud, et siis võib-olla Etsy on ikkagi parem koht, kus olla. Rain, kuidas on olukord Amazoni Euroopa ja Ameerika vahelises suhtes? Kes maksab tolli? Ma täpselt ei saa aru, kas sa tahad Euroopa Amazonist USA-sse oma kaupa saata. Ma kahjuks ei saa vastata. Üldiselt Amazoni vahel me kaupa ei saada. Me ikkagi saadame otse tehasest kas Euroopasse, otse tehasest Ameerikasse. Tollimaksud maksad sina tollitariifide järgi, keegi teine neid ei maksa. Kui neid maksab sinu logistikapartner, siis see on eraldi kokkulepe. Kas laste rahatarkuse raamat Tom õpib rahamängu võiks kaubaks minna Amazonis? Inglisekeelne versioon. Ja, Riin, loomulikult võib. Ma ei tea täna nagu garanteerida seda. Ma läheksin Amazoni ja paneksin sisse mingisuguse ingliskeelse vaste. Et money education for kids, money education for toddlers ja vaata, mis sealt tuleb, mis hinnavahemikus need raamatud ja töövihikud on ja kuidas see kaanekujundus võiks kõnetada. Väga sageli, mis ma näen, et Euroopas meil on hästi rahulik ja selline minimalistlik kaanekujundus, ameeriklased natuke võivad tahta nagu siukest, et ta paistaks rohkem silma ja sul on nagu oluline, et see kaas ei oleks nagu valgel põhjal, et sest Amazon ise on ju valgel põhjal, eks, et su valge põhi võib-olla kaob sinna valgesse ära, et kuidas sa saad selle kaane niimoodi teha, et see põhi nagu, et money education with 10 days näiteks, eks ju, et see müügipakkumine tuleks ilusasti sealt kaane pealt välja. Vaata selle pilguga. Loomulikult saad müüa, ma ei pane üldse kätt ette, ma arvan, see võib olla väga hea idee. Nii. Kas mainitud ühe mehe käive kuni 100 000 on per kuu või aasta? See võib olla per kuu või per aasta. Per kuu 100 000 on Eestis inimesed teinud ära. Kas Hiina tootjad toodavad Euroopa standarditele vastavaid tooteid? Jah, toodavad küll, aga sina pead seda kontrollima ja võib-olla on sinul kohustus testida laboritesse toode ära, sõltub, mis kategoorias sa oled.
Nii et märgistega sa pead ise toimetama, sa pead ise kontrollima, inspektsioonis kontrollid, küsid dokumente, vaatad, et need ei ole aegunud, et need ei ole teisele tehasele välja antud. Kui vaja, siis saadad testima, testid sageli, lihtsamad testid ei ole kallid, 100–300 eurot, eks ju, testi kohta, et sa saad kindel olla siis kas mingisugused valemid, retseptid, koostisained, tugevusnäitajad, mis iganes, eks ju, vastavad tõele. Kummas on parem oma tooteid müüa, kas Amazonis või Etsis? Etsi näib ikka väga hea koht selleks. Riina, see sõltub, kas sa oled käsitööline või sa ei ole. Kui sa tahad suuri käibeid teha, siis Amazon. Etsi on pisike kübe suure Amazoni kõrval. Aga Etsi on käsitööliste jaoks. Amazonis käsitööd müüa ei ole mõtet. Amazonis on Amazon Handmade loodud, aga mina ei tea täna ühtegi eestlast ega rahvusvahelist sõpra, kes Amazon Handmade'iga oleks edukaks saanud. Mitme tootega oleks mõistlik alustada? Miks tervisetooted alustamiseks ei sobi? Alustad ühe tootega, võtad järgmisel kuul järgmise toote, kolmandal kuul kolmanda toote, neljandal kuul neljanda toote ja täpselt niimoodi lähedki, kuni sa leiad sellised tooted, kuhu sa tahad pidama jääda ja portfelli selle põhjal üles ehitada. Tervisetooted, vitamiinid, supplemendid, ka kosmeetikatooted on väga konkurentsitihedad. Hiinas neid toota ei tohiks, siis sa pead minema Ameerikas tootma, Ameerikas tootmine on suhteliselt kallis. Kui sa Eestis toodad, sa võid toota, aga see on suhteliselt kallis. Sa võid seda teha, aga sul on väga keeruline konkurentsiolukord, kuna see on millegipärast tohutu seksikas valdkond müüa mingisuguseid tablette või ma ei tea, kreeme või ma ei tea, ilutooteid, eks ju. Ja seda teevad väga paljud inimesed ja sellepärast sul on mega palju konkurente, et palju lihtsam on toimetada mingisuguste, ma ei tea, suhteliselt nähtamatute asjadega, nagu mingisugused, ma ei tea, organiseerimise vahendid või mingisugused aksessuaarid, mida võib-olla inimene tavaelus ei panegi tähele, aga tal on neid vaja. Ehk siis nagu mida mitte seksikam on su toode, seda suurema tõenäosusega on sul lihtne teenida sellega Amazonis raha, sest see ei ole nagu midagi, mida keegi tahaks bragida tänaval, et mul on siin mingi toidusari või mul on siin mingisugune, ma ei tea, näokreemide nagu värk on Amazonis, on ilgelt suureks läinud, on ju. No, et seda seisu on ikka päris keeruline tekitada. Seal on nii suured müüjad ees juba. Kuidas on trükitoodetega raamatud, kaardikomplektid? Loomulikult võid teha ja sa võid kasutada Amazon Publishingi ehk siis saadad trükifaili Amazoni ja iga kord, kui inimene ostab sinu raamatu, siis Amazon trükib selle üksikeksemplaris välja. Ehk siis sa ei pea isegi trükikuludesse raha sisse panema. See sobib nüüd mustvalgete teoste puhul. Kui sul on värvilised kaardid ja raamatud, siis mina tean, et vist täna veel ei saa, aga võib-olla tulevikus juba saab. Nii et Amazon Self-Publishing on põhimõtteliselt sinu vastus. Sten, kas üldiselt tootjad pakuvad pakendamisteenust kliendi soovitud disaini järgi? No üldiselt küll, igal kaubatootjal on ka mingisugune sõber pakendaja või koostööpartner pakendaja. Pakendidisaini mõtled sina välja ja siis võtad samamoodi erinevatelt tehastelt pakkumisi, võtad tootmispartneri pakkumisi ja siis valid parima pakkumise välja. Appi, kui targad sõnad ja mõtted. Zoom user, thank you. You made my day. Nii. Mart, kas ma saan ise ka määrata, kus regioonis tahan oma toodet müüa? Absoluutselt saad. Üldiselt me alustame Ameerikast, sellepärast et seal saab kõige kiiremini kliendi soovid ja nõudluse tegelikult teada. Näiteks Euroopa piires ja sa saad müüa ainult Hispaanias, ainult UK-s, loomulikult saad. Ja kas siis ei ole tarvis nii kaugele USA lattu kaupa saata sellistes kogudes? Jah, sa võid ka ainult, ma ei tea, Rootsi Amazonis müüa, täiesti võimalik. Ise valid lihtsalt, et mina oma kogukonna, oma õpilastega me läheme Ameerikasse, sellepärast, et see on tõehetk. Kui meil toode on hea, siis me saame selle kohe teada ja me võtame maksimaalsed raketid, paneme selle tootele alla. Mina tahan, et minu õpilased on võimalikult kiiresti viiekohalise kuu käibe juures, sellepärast, et meil on vaja raha teenida, et suurendada, nõudlus suureneb ju läbi selle, et kui su toode muutub üha populaarsemaks, sa pead üha rohkem kaupa sisse tellima. Ja see on tore, kui sa saad seda nautida, kui sa näiteks lähed ainult Rootsi Amazoni, tiksutad, ma ei tea, 2 toodet nädalas, siis lõpuks nagu, mida ma siin teen? Andke mulle mingit elu. Sa võid seda teha, aga ma ilmselt utsitaksin kogu aeg sind, et lähme järgmistele turgudele ka. Millistest tehastest saab näidiseid tellida? Kõigistest.
Hiinast, et tahad oma kulpi, siis lähed alibaba.com-i, paned kulpotsingusse ja hakkad vaatama, mis tehased seal on. et nad kõik saadavad näidiseid, keegi ei keeldu kunagi näidistest. Kust tootjaid ja tarnepartnereid otsida? Alibaba näiteks. 10 Times on messid. On erinevaid kohti veel, et erinevad sourcimiskohad, lihtsalt Alibabasse saad ilmselt kõige parema valiku nendest. Mis saab ülejäänud mittemüüdavatest toodetest? Mõnikord juhtub, et me ei suuda isegi alla oma hinda neid tooteid maha müüa, siis me saadame ka heategevuseks hävitamisele. Mõned inimesed toovad Eestisse, kui nad tahavad, ma ei tea, kingitustena kasutada või midagi. Et ega ikka tavalises kaubanduses samamoodi, kui partii läbi ei müü, et siis sa ju sisuliselt realiseerid selle ära kuskil. Et ise vaatad, kuidas realiseerid, siin on palju variante. Kas olete pidanud Amazoni laost stokki maha kandma? Jah, oleme mõnikord ikka pidanud, kui testime mingeid tooteid ja need ei ole läinud nii hästi peale, kui me arvasime. Kui jah, mis selle põhjus oli? Põhjus oli see, et me ilmselt testimise käigus sa ei ole jumal taevas, sa kõiki asju ei suuda reviewdest ja küsimustest ja Helium 10 kaudu pihta nagu saada. Näiteks see tasakaalupoomide määrdunud koti näide. Me ei saanud seda toodet müüa, sest meie kott oli, me ei testinud, me ei saatnud seda näidist Eestisse. Ja me saatsime pooliku toote Amazoni, hävitasime oma listingu, me ei saanud kaupa müüa, siis me pidime sellest kaubast lihtsalt lahti saama. Et siuksed nagu näidised on, et mahakandmisega seotud kulud, umbes 50 senti tüki kohta, siis Amazon hävitab su kauba ära. Kas olete tegutsenud ka Saksa Amazonis? Absoluutselt, loomulikult kogu aeg igal marketplace'il, et ja Euroopas me tegutseme reeglina korraga kõikides riikides. Me ei hakka valima Hispaania, Saksamaa, UK, et me ikkagi oleme igal pool, Prantsusmaa, mis iganes. Mida tähendab Amazonis kindlustuskohustus? Kindlustuskohustus, Mart, tähendab seda, et kui su käive on üle $10,000 kuus, see on nüüd siis, jah, see on sellest eelmise aasta septembrist alates, siis Amazon tahab, et sul on vastutuskindlustus, ehk siis kui su klient teeb oma tervisele midagi viga, siis sul on kindlustus, et kui ta kaebab sind kohtusse, siis sa suudad katta need kohtukulud ja maksta talle kompensatsiooni. Nüüd see on äärmiselt ekstreemselt erakordne, kui midagi sellist kunagi peaks juhtuma. Kindlasti sinuga seda ei juhtu, eriti kui sa teed lihtsaid igapäevaseid kodus olevaid tooteid, kui sa ei lähe mingisuguseid keemiakatseid tegema, sa ei müü söövitavaid asju, üliteravaid asju, ma ei tea, asju, mis võivad tappa kedagi kogemata, eks ju, et ära siukseid tooteid tee, siis on kindlustuse maksumus üpriski marginaalne, pisikene, seda on võimalik Eesti ettevõttele võtta, sa ei pea Ameerika ettevõtet tegema, nii et see on see, mida ta nõuab. See on kohustuslik alates 10 000 kuu käibest, aga et sinna 10 000 kuu käibe juurde jõuda, ma pakun, et kui sa oled tubli, siis äkki sa jõuad 6 kuuga, et see ei ole homne teema sinu jaoks. Miks on 25 taalane müügihind hea? Sellepärast, et Amazon ise võtab juba kohati 30–50% sellest lõppmüügihinnast ladustamise ja tarne jaoks. Sul on logistikakulu, sul on sisseostukulu, sa tahad raha ka teenida. Et kui sa teenid raha mingi 17 sendi kaupa, siis lihtsalt sul ei kogune seda raha nagu eriti palju kontole. Sa võid müüa küll $10 asju, aga sul nagu entusiasm kaob ära, kui sa näed, et jah, tegin müügi küll, aga teenisin 5 senti. Nagu, mis sellest siis nagu, et tee siis juba neid tooteid, kus sa teenid natuke rohkem ja reaalselt saad siis kasvada kiiremini. Kas saab Eesti tootja tooteid Eestis saata otsa Amazoni? Absoluutselt, Istria. Saad, loomulikult saad. Tee palun kindlaks enne nõudlus, kas su hinnapunkt vastab sellele, mis Amazonis on. Eelarvestamise peaks ära tegema, et siis saab ikka. Nii. Kuidas erinevate riikide Saksa, Rootsi, Amazoni poed tootja jaoks eristuvad? Kas saan oma toodet soovi korral müüa ka ainult kindlale sihtrühmale? Üldiselt mitte. Ja miks sa üldse tahaksid? Sa tahad ikkagi, et maksimaalselt palju kliente leiab sinu tooted ülesse, nii et ole nähtav maksimaalselt paljude klientide jaoks. Erinevad Amazoni poed erinevad ainult kaubavaliku tõttu. Rootsi Amazonis on oluliselt vähem kaupa kui Saksa Amazonis ja Saksa Amazonis on oluliselt vähem kaupa kui USA Amazonis ja see on eristuvuspunkt.
Kui ma toodan toote, mida ma kuskilt veel leidnud ei ole ja ta maksab kindlasti rohkem kui $30, kas on pointi, oleks müüki või selline asi on jama. Ma tahan, Urmas, et siin on taga otsisõna. Kui sul on, et inimesed otsivad selle funktsiooniga tooteid, mida sa kavatsed turule tuua, siis on kõik hästi. Kui inimene ei oska otsida seda toodet, mida sa tahad turule tuua, siis on halvasti, sellepärast et sul on äge toode küll, aga mitte keegi mitte kunagi ei näe seda, sest inimesed näevad sinu tooteid ainult siis, kui nad trükivad sisse mingi otsisõna ja sinu toode tuleb välja. Nii et valideeri nagu see ära. Helium 10 on otsisõnade tööriist olemas, keywords, ja sa näed ära mitu tuhat või mitu sada inimest seda sinu potentsiaalset toodet igakuiselt otsivad. Kas Aasia tehas, kelle toodet parandama asume, ei saa minna ja müüa seda samat toodet ise hiljem Amazonis ja mulle lihtsalt thank you öelda või kaasneb mingi autoriõigus? No üldiselt Aasias tehakse, mida Aasias teha tahetakse, et nad kopeerivad kõike ja kõikjalt, aga ega nad nüüd nii laus nagu vaipa meil alt ära ei tõmba, sest ega nemad on tootjad, nad tahavad pigem ikkagi toota ja sina oled justkui see müügimees. Aga enda kaitseks ma kindlasti soovitan teha pakend. Me võime ka ju muidugi lihtsalt kilekotis saata, eks ju, aga siis me mitte kuidagimoodi nagu ei eristu ära sellest samast tehasest. Ja lisaks ma soovitan, et sa võtad kuskilt mujalt tehasest mingisuguse komplekt eseme kaasa. Kas see siis on puhastushari, hoiukotikene, mingisugune, ma ei tea, mingid kaardid on ja konksukene, et asju riputada, ma ei tea, selle toote külge või seda toodet saab kuskile riputada, mis iganes, nagu sa näed, et on võimalik. Kui sul on juba 2 erinevast tehasest toode kokku komplekteeritud, siis kopeerimine selle ühe tootja jaoks on oluliselt keerulisem. Jah, muidugi kõik on võimalik, aga sinu asi on minna ja testida ära. Ja kui sul õnnestub, siis paned 3 komplektoodet 3 tehasest. Ja sa komplekteerid selle kas siis ühes tehases või siis oma logistikapartneri juures kokku nagu täistooteks. Et samamoodi tehakse ju elektroonikat ka, et mobiiltelefone ei panda ju ühes tehases kokku, et need komponendid tulevad kõik erinevatest kohtadest ja need komplekteeritakse kuskil kokku. Praktikas, mis on miinimumkogused, mida Aasia tehased peale sobiva testtoote on nõus tootma? 50 000 vetsuarja oleks alustuseks justkui liiga palju. No loomulikult, minister V. Et me tahame üldiselt, ma arvan, et umbes 500 tükki on see, mis üldiselt väga tavaliselt on see miinimumkogus. Loomulikult võib teha ka 100 tükki kaupa, kui sinu konkurendid täpselt sellises koguses müüvad. 100 tellimus tähendab, et kuus ma müün 30 tükki. Ja ma tahan umbes 3 kuu tellimuse sisse anda, eks ju. Nii et tegelikult sõltub see konkurentsi olukorrast ja kui sagedasti sinu kategooria tooted müüvad. Ja praktikas, mis on miinimumkogused, mida Aasia tehased? See vist kordub siin praegu. Okay. Nii. Urmase küsimusele ma päris täpselt ei saanud pihta, et toode on ise olemas, aga teatud mudelile pole, et sa pead otsisõnaga nagu ära laulatama. Kui sa suudad oma mudeli mingi otsisõna, et olla nagu väga-väga relevantne vaste mingisugusele otsisõnale, et inimesed oskavad otsida seda sinu mudelit ka, siis on kõik hästi. Ja kui ei oska, siis on halvasti. Milline välja toote kujunduse protsess, Marleen küsib. Sa mõtled võib-olla unikaalse müügiargumendi tekitamist. See on päris mahukas ja suur protsess, on Amazoni koolis eraldi, ma kujutan ette, see on äkki mingisugune 2-3 tundi nagu süvaõpet, et kuidas leida unikaalset müügiargumenti suvalisele asjale juurde. Siin on väga palju, siin on materjal, kogused, kasutusfunktsionaalsus, keerulisemaks tegemine, lihtsamaks tegemine, komplekteerimine, suuruse muutmine, väga-väga palju erinevaid materjalidega, hästi palju mängime värvidega, asendame, ma ei tea, kangast puiduga, puidust silikooni läheme, et kõik siuksed asjad paneme tööle. Millised tooted elustiili kategooriast võiksid olla edukad? Pille, sa saad 10 ideed, mine vaata, mis seal sees on ja vaata, kas mõni kõnetab sind. Rain, tolli kohta, kuna mina Eesti firma tooted saadan Amazoni USA-sse, kas mina maksan kõik kulud selle eest ja USA klient saab ilma tolli formaalsusteta selle kätte? Ja Rain, sellepärast, et sa saad oma kauba ju Amazoni kesklattu Ameerikas.
siis kui inimene ostab sinu toote, siis tollimaksud on sinu poolt juba tasutud ja lõppklient ei tea nendest mitte midagi. Tema saab homseks sinu kauba kätte, sest Amazoni tarneteenus on lihtsalt nii kiire. Nii et tolliga tegeled sina. Nii. Värvitrükiseve. Palun uuri natukene seda print on demand'i Amazonis, nagu soovitas Evelin. See on väga hea soovitus, Evelin, aitäh. Ma olen täiesti kindel, et värviline print on demand tuleb ka. Ma lihtsalt ei oska sulle öelda, kas see on täna juba olemas või see tuleb, ma ei tea, homme või järgmisel aastal. Keeruline küsimus, aga kui suur võiks olla minimaalselt safe profit margin? Safe profit margin miinimum 25%. Alla selle ma nagu väga ei tahaks, et sa midagi tegema hakkad. Kaua küsimusi üle vastu võetakse? Ma ei tea, mulle tundub, et neid on jah päris palju. Merilil tuli motivatsioon. Juhu, väga hea. Ma vaatan, et meil on tegelikult seis selline, kus me oleme pool tundi läinud webinari ajast juba üle. Ma teen ettepaneku, et ülejäänud küsimused ma võtan ette selle nädala jooksul ja ma vastan ära kirjalikult ja me paneme teile meili need ülejäänud küsimuste vastused, et te saate need kätte, sest ma vaatan, et 53 muud sõnumit on veel jäänud ja ma kindlasti tahan, et sina saad oma küsimusele vastuse ka. Anna mulle natukene aega, et meil tõesti siin ei läheks poole ööni ja te saaksite oma õhtut edasi nautida, oma lapsed magama panna, ise mõnusa raamatu lugeda, miks mitte viimast korda Netflixi vaadata. Ära vihka mind selle eest, aga kui sa tahad oma elus midagi luua, siis midagi peab minema. Ja ma olen väga tänulik, et sa oma väärtusliku õhtu veetsid täna minuga 1,5 tundi, ettevõtlus, globaalne Amazon. Kui tahad alustada, siis saad teha seda minuga, saad teha YouTube'iga, saad teha Google'iga, valik on sinu. Anna mulle teada, kui sa minu tiiva alla tahad tulla ja suhtleme tulevikus edasi. Aitäh sulle ja mõnusat õhtu jätku!